Ja üks joonis ongi meil veel siin juhendilehel teha. See on joonis number 6 ja sellel joonisel peame siis konstrueerima lõigu kujutise hajutavas läätses. Ja jällegi olen siis solidaarne nendega, kellel väljatrükkimise võimalus puudus. Nii et võtame siis vihikus uue lehe ja kujutame siin siis seda olukorda, mis meil väljatrükil oli. Ehk nüüd on meil siis hajutav lääts. Hajutav lääts, tuletan meelde, oli nõgus lääts ja nõgus lääts oli siis keskelt õhem ja servadelt paksem. Nii nagu koondava läätsegi puhul poolitab siis läätse peatelg ja mõlemale poole läätse samale kaugusele. Ma mõõdan igaks juhuks ära. Siin on nüüd mul 6,5 sentimeetrit, nii et kummalegi poole siis läätse märgin selle hajutava läätse fookused. Ja nüüd siis siia vasakule poole umbes sentimeetri kaugusele joonistame siis lõigu. Mul on selle lõigu pikkus siin 7 sentimeetrit, aga kui teil on väiksem vihikuleht, siis võib joonistada ka väiksema. Ja nagu ikka, märgime siin siis lõigu otspunktid A ja B. Ja võtta sellisest sirglõigust me teiega siis kujutist konstrueerima hakkamegi. Ja nagu koondava läätsegi puhul tõdeme ka siin, et lõigu kujutis ei ole mitte midagi muud kui see, et me peame konstrueerima 2 otspunkti kujutised ja need siis omavahel ühendada. Ja taas kord, et mul erinevatest otspunktidest alguse saavad kiired omavahel segamini ei läheks, siis joonistan need kiired erineva värviga. Punktist A siis sinisega. Kuna tegemist on hajutava läätsega, siis punktist A alguse saab ja läätse teljega paralleelne kiir murdub läätse teljest eemale ja mitte siis suvaliselt eemale, vaid ta murdub eemale selliselt, nagu ta saaks alguse fookusest, mis asub siis selle esemega, ehk siis antud juhul sirglõiguga samal pool. Teine kiir oli siis tegelikult sama nagu koondavaski läätses, ehk siis kiir, mis läbib läätse keskpunkti
ja see läheb siis läätsest läbi murdumata. Ja kui me siin nüüd vaatame läätsest neid läbi läinud kiiri, siis me näeme, et nad moodustavad hajuva valgusvihu ja järelikult me peame siis kiiri pikendama. Selle paralleelse kiire pikendus on mul juba joonisel olemas, ilma selleta ma seda kiirt joonistada ei saanudki. Ja nüüd siis selle otse kui murdumata läbi läinud kiire pikendus kattub, eks ole, selle algse kiirega ja ma näen, et punkti A kujutis tekib siis kiirte pikenduste lõikepunktis, mis siis omakorda tähendab seda, et tegemist on näivkujutisega ja näivkujutis, eks ole, oli siis selline kujutis, mida oli siis võimalik silmaga vaadelda, aga mida ei olnud võimalik ekraanile püüda. Ja kordame siis protseduuri ka punktist B ja soovitavalt siis teise värvi ka, et need kiired siin omavahel segamini ei läheks. Eks ole, paralleelne kiir murdub sellest teljest eemale selliselt, nagu ta tuleks siis läätse fookusest. Ja teine kiir läheb siis käiku selliselt, et ta läbiks oma teel läätse keskpunkti ja taoline kiir läheb läätsest justkui murdumata läbi. Ja taaskord läätsest läbi läinud murdunud kiiri vaadeldes tõdeme, et kiired moodustavad hajuva valgusvihu, mis tähendab seda, et me peame kiiri pikendama. Ühe kiire pikendus on mul juba olemas. Ja teise kiire pikendus, eks ole, kattub siis esialgse kiirega ja punkti kujutis tekib taaskord kiirte pikenduste lõikepunkti ja kõigi punktide A ja B vahele jäävate sirglõigul asuvate punktide kujutised jäävad siis punktide A' ja B' ehk siis vastavate kujutiste vahele ja nii saame siis sirglõigu, mis on meie algse sirglõigu AB kujutiseks. Kui me nüüd võrdleme lõiku AB ja tema kujutist A' ja B', siis lisaks sellele, et see A', B' on näivkujutis, mida me siis ei saa ekraanile püüda, näeme me seda, et see kujutis A', B' on algsega samapidine, ehk siis algsel lõigul on A ülevalpool ja B allpool ja nii ka siin A' üleval ja B' allpool. Ja lisaks on silmaga näha, et see A' ja B' on algsega ehk siis originaaliga võrreldes lühem, ehk siis tegemist on vähendatud samapidise näivkujutisega. Ja kui koondava läätse puhul me ütlesime seda, et see, milline kujutis tekib, sõltub
sõltub oluliselt sellest, milline on või kui kaugel fookusest ese, millest me kujutist tekitada soovime, asub, siis hajutava läätse puhul on olukord oluliselt lihtsam. Siin tekkiv kujutis on siis alati samapidine, vähendatud ja näiv kujutis, sõltumata siis sellest, kui kaugel või kui lähedal läätsele see algne objekt asub. Ja olemegi siis saanud valmis juhendi, kuidas siis konstrueerida punkti või ka lõigu kujutisi ja järgmises tunnis saame me neid oskusi juba siis ülesannete lahendamisel kasutada.